et selles olukorras, kus me nii-öelda julgeolekupoliitiliselt oleme, kas see on õigustatud ajada taga rohelist, kallimat ja nii edasi? Ma küsin, kas see on olnud õiglane? Ei ole olnud. Sa saad teha kliimapoliitikat nii, et see on üksiti ka sotsiaalpoliitika. Ja sa saad teha kliimapoliitikat konkurentsipõhiselt, kus võidavad jälle rikkamad ja tugevamad. Minu pakkumine oleks see, et minimeerime riskid, aga liigume kiiresti. Tere kõigile, kes kuulavad, ma saan aru, siin ka veel vaatavad, sest me oleme jõudnudki Energiakooli 3. osani. Ja kuidagi sujuv jätk on eelmisest episoodist, aga ma olen täna eriti elevil. Sest et nüüd me saame kuidagi natuke veel laiemat pilti sellele asjale, mitte ainult võib-olla konkreetse ettevõtte seest, ka laiemalt, võib-olla ka globaalset pilti. Ma tutvustan ära, külaline on president Kersti Kaljulaid. Tere! Tere! Ma teeksingi selle seose eelmise saatega, et teises osas me suhtlesime Tarmo Kärsnaga. Ja me rääkisime energiajulgeolekust. Ja ka laiemalt tegelikult esimeses osas rääkisime meie energiaturust ja põhi selline väide, mis jäi kõlama või mure oli see, et otsused. Ei ole poliitilisi otsuseid. Ükskõik millised nad on nad ühte tüüpi või teist tüüpi või ühe valiku või teise valikuga, aga palun otsuseid. Ehk et kõik seisab nagu poliitiliste otsuste taga. Miks siis ei ole neid poliitilisi otsuseid või ei ole selliseid otsuseid, mis ettevõtetele meeldiks? No ma arvan, et siin on päris palju põhjusi, mitmekihilised. Üks on see, et me elame hästi muutuvas regulatiivses keskkonnas. Et mina näiteks mäletan aega, kui kogu Euroopa Liidus oli arvamus, et gaas ei ole taastuv maavara, mis tõttu see ei ole roheline kütus. Siis tuli Euroopa Komisjon Ursula von der Leyeni targal juhtimisel üks päev kokku, otsustas, et on. Aga mitte kõigi jaoks, ainult nende jaoks, kes söejaama kinni keeravad. Et siis sa saad nagu pileti, kus sul on gaas mõnda aega roheline kütus. Ja mis sa sellega teed? Sa lood kõikidele riigi ettevõtetele, kes on kõikides Euroopa riikides sellised tõelised mammutid ja dinosaurused, lood automaatse konkurentsi eelise. Ainult Eesti Energia saab keerata tule alt ära põlevkivikatlal ja seega litsentsi kasutada gaasi rohelise kütusena. Ehk et see regulatiivne ruum meie ümber on olnud muutlik ja mitte ainult Eestis, vaid mujal ka. Ja teine suur põhjus Eestis ongi see, et mingil põhjusel, kui me näiteks digiarengu osas, me ei jäänud ootama ja vaatama, et kuhu see maailm nagu liigub ja võib-olla see KSA, mida me kasutame seal digiallkirjaks, et võib-olla see ikka ei ole see kõige parem tehnoloogia ja äkki me teeme ilmaaegu neid kulusid, kuigi olles ise ID-kaardi sünni juures nagu olnud ja mäletan, kui keeruline oli veenda Rahandusministeeriumit, mida sellel ajal juhtis Siim Kallas, et meil üldse on seda ID-kaarti vaja. Oleks teadnud, mis kaalul on, oleks põlv värisenud palju rohkem, eks oleme seda palju rääkinud Linnar Viigiga hiljem ka erinevates podcastides. Aga siis me nagu lõpuks tegime ära, otsustasime, et teeme, tundub nagu hea asi, eks ju, lähme edasi ja vaat, mis sellest kõigest sai. Ja sellest ajast olen mina sügavalt veendunud, et esimesed igal juhul võidavad ja tagumised maksavad, kui sa oled trendi ära tabanud. Ja vaat energeetikas me nüüd oleme selle trendi totaalselt maha maganud. Me ei ole julenud liikuda ja seetõttu nüüd me täna oleme juba sabassörkijad ja sabassörkija peab tõesti rohkem nagu navigeerima juba tehtud otsuste, teiste tehtud ehitatud võimsuste, kõike selle muu vahel. Ja see teeb otsustamise nagu järjest keerulisemaks. 10 aastat tagasi oleks tõenäoliselt palju lihtsam olnud. Aga see trend konkreetselt, kas seda on meil üldse võimalik praegusel hetkel sõnastada, mis see on, millest me oleme maha jäänud? No see trend on see, et planeet põleb ja selles ei kõhkle mitte keegi. Ja väga palju rohkem kui pool maailma majandusest on täna kaetud üht või teist sorti kliimalubadusega, sealhulgas ka Hiina. Mitte 2050 nagu meil, vaid 2060 peas ei tule, eks ole. Ja see on see selge trend ja maailmal on võtnud aega, et toimuks see ideede suundumine konvergents nagu sinna punkti, kus me kõik oleme nõus, et jama on ja see jama tuleb ära hoida. See liikumine ju algas 60-ndatel eelmisel sajandil, eks ju. Ja ütleme võib-olla 15 aastat tagasi oli seal enam-vähem olemas selline poliitiline konsensus, et soeneb midagi tuleb nagu teha. Ja ma ütleks, et 2-3 aastat olen mina tajunud seda, et maailma ettevõtted on asunud teele ja seal on üksjagu juba uppunud kulusid sellel rohelisel rajal. Ja nüüd on mu väide see, et poliitikud võivad kokku tulla järgmisel kopil ja öelda, et kuulge, nalja tegime, et see vist ikka ei ole. A ei ole tehtav, B see soojenemine ei ole nagu meie süü, eks ole, mis iganes nad ei ütle. Ettevõtted täna arvestavad, et see nii on, suured globaalsed kontsernid ja nad teevad selle rohepöörde ära. Meie küsimus on see, et milline on see meie roll siin. Kas me tahame olla näiteks energiat eksportiv riik või importiv riik?
selle valiku me oleme kogemata ära teinud oma otsustamatusega, eks ole. Aga mingi hetk meil olid need valikud rohkem lahti, aga täna on meie ainus valik lihtsalt nagu gaas põhjas teha. Aga ma, siit algusest oli küsimus või see kuidagi probleemi kese oli suunatud poliitikute poole, eks ju. Et kui me nüüd võtame selle nii-öelda kliimasoojenemise, planeedi põlemise, see on antus, selle üle me ei vaidle. Ehk et... No mõned vaidlevad. Või jah, me võime võtta siin selle aja. Ja siis mõned ütlevad, et põleb küll, aga meie teda põlema ei pannud, me oleme nii väiksed ja vaesed ja kogu Euroopa on 9% planeedi emissioonist. Sinna võib-olla mingite provotseerivate küsimustega veel ma kindlasti jõuan ka, aga ma mõtlen, et kellele nagu see sprindi kohustus siis nagu eelkõige lasub meile kõigile või kust see siis nagu pihta hakkab või mis suunast me saaksime liikuma? Ei, selles mõttes, et riiki juhib Vabariigi Valitsus ja Vabariigi Valitsuse kui meeskonna eest vastutab üheselt peaminister. Siin ei ole mingit delegeerimisvõimalust, on ju. Peaminister peab tegema otsused, ma ei tea, lähme Euroopa Liitu, lähme NATO-sse, lähme euroalale ja võtma vastu, mis rahvas sellest esialgu arvab. Võib-olla pärast tuleb tänu ka. Ei pruugi tulla. Aga praegu minule isiklikult on selline tunne, et mingisugune poliitiline, vähemalt imagoloogiline seostamine iseennast rohepöördega on olemas või soov. See tõrge tuleb kuskil siis, kui on vaja mingisuguseid asju nagu ellu viia. Vaat selle poliitilise seostamisega on ju see naljakas asi, et tegelikult kõige tugevamini Euroopa kliimaeesmärkidega sidus Eesti EKREIKE valitsus. See on paradoksaalne, et Martin Helme ei ole tõepoolest kaasa aidanud näiteks abieluvõrdsuse kehtestamisena siin riigis, aga selles, et Eesti lõpuks võttis omaks selle Euroopa 2050 kliimaeesmärgi, on küll kaasa aidanud. Jüri Ratas oli peaminister, eks ole, ja siis need otsused vastu võeti. Nii et ma väga tänan seda valitsust, et ta tollel hetkel selle õige sammu nagu vastus ja sellest hetkest me tegelikult näeme, et Eesti riik, vähemalt tema ametnikud kohtlevad seda olukorda kui paratamatust, aga see on lihtsalt nagu väga hilja võrreldes siin naabritega, eks ole, selleks ajaks, kui me selle otsuse tegime, soomlased juba ehitasid 1000 megavatti maismaa tuult, eks ju, Põhja-Soomes igal aastal. Ja ma võin tuua sarnaseid näiteid Poolast, Saksamaalt, sakslased on tänaseks ära testinud, et nende gaasivõrk kannatab näiteks vesinikku. Et sa ei jõua nii palju elektriliine ehitada, gaasiliinid on olemas, et võib-olla teeme vahepeal energiast vesinikku ja siis jälle elektri, eks ole, keegi ei tea, mis see lõpuks see kõige parem viis on, tõenäoliselt on meil alguses vaja katsetada paljude nende tehnoloogiatega ja mis on minu arust hästi tähtis, et kõik saavad aru, et kuigi see maailm on muutuv, siis meie viis sellest toime tulla on teha erinevaid asju, et me ei oleks kinni ühe tehnoloogia küljes, vaid nagu proovime neid kõiki, midagi lõpuks töötab, midagi kukub konkurentsist välja, aga me ei ole valinud seda, et see on nüüd see üks suur ja õige tee ja siis me teeme seda ja kui siis see osutub konkurentsivõimeliseks, siis oleme käpuli. Mulle see väga meeldib, kuidas ma näen, kuidas teised Euroopa riigid täna tegelikult liiguvad. Erandiks võib-olla Prantsusmaa, kellel tänu sellele, et neil on hästi palju tuumaenergiat, et nemad on selgelt teinud panuse nagu tuumaenergeetika arendamisse ja tugevdamisse. Jah, aga siin kindlasti nagu, eks ju, poliitikute poolne vastuväide on kohe see või ma ei tea. Et rahvas ei taha me. Just. No vaat see on see eestvedamise. Meie oleme ainult rahva esindajad ja rahvas ei taha. Vaat see on see alatine küsimus minu jaoks, et kas poliitika on meelelahutussektori osa, mis juhul sa teed ainult seda, mida publik tahab. Sulle väga tuttav teema on ju. Või ta on eestvedamise kunst. Et muu arusaamas on see teine. Ja meil on siin Eestis küll veel olnud poliitikuid, kes on teinud asju, mida rahvas on mõistnud alles 10 või 15 aasta pärast, et see oli nagu vajalik tollel hetkel. Et poliitiku elu osa on mõnikord ka poliitilises mõttes surra nagu selle eest, et sa teed õiget asja. Kui sa tead, et sa teed õiget asja, sa oled veendunud, et sa teed õiget asja, siis ju sa leiad omale selle teise karjääri ka, et see ei ole minu jaoks aktsepteeritav vastus. Aga kui inimesed ütlevad selle peale, et me saame aru, et see on õige asi, aga me nii-öelda tarbijate või kodanikena ei taha surra õige asja eest, et me lihtsalt ei suuda seda endale lubada. Siis sa pead seda õiglaselt tegema. Niimoodi, et inimesed tunnevad, et need muutused ei lähe ebaõiglaselt kellegi kaela. Mäletad, kui euro tuli, mis Ansip ütles? Pensionite kallale ei lähe. Kärbime nii, et vagu tagavad, pensionite kallale ei lähe. Selge suur, eks ju, sotsiaalselt, ütleme, võib-olla tõrjutum rühm, eks ju, Eesti elanikkonnast. Ta pani kohe paika. Me kõik kannatame, aga vaat nemad ei kannata. Ja samamoodi siin, eks ju, me oleme teinud korda üsna palju Tallinnamaju,
üsna palju Tartumaju, siin on ühistuid, kus on inimesi, kelle palgad on piisavalt suured, et osta omale see vaba aeg, et jahmerdada selle KredExi ja kõigega. Me ei ole teinud korda neid maju, mis asuvad kusagil endistes kolhoosikeskustes 6 ja 8 korteriga. Nüüd me tõstame alles 50% nende kaasfinantseerimise määra. Ma küsin, kas see on olnud õiglane? Ei ole olnud. Sa saad teha kliimapoliitikat nii, et see on üksiti ka sotsiaalpoliitika. Ja sa saad teha kliimapoliitikat konkurentsipõhiselt, kus võidavad jälle rikkamad ja tugevamad. Mis nali see on, et sa võid saada eramaja nagu renoveerimistoetust, saad võib-olla isegi akutoetust, et sul oleks oma päikesepaneelide toodetud kuhugi salvestada, saad elektriauto ostmise toetust. See on ju päris jube, kui sa mõtled. Need on kõik meetmed, mis on mõeldud jõukatele. Ja Eesti-suguses riigis, kus meie maksubaas on lai ja vaesem inimene maksab suhteliselt palju makse, see lihtsalt on ebaõiglane. Ehk et me oleme ka seda kliimapoliitikat tehes näidanud rahvale, et me tegelikult ei hooli, et me seda õiglaselt teeksime. Ja see on halb. Aga seda on võimalik õiglaselt. Ma räägin, muidugi on. Kõige esimesena aur sinna, et renoveerime kõik need ühistud ära, eks ole, Narvas, Kohtla-Järvel, väikestes kohtades, Tallinnased saavad enamjaolt hakkama. Ja siis läheme mägedele. Ja kui see kõik on tehtud, ma mõtlen Tallinna mägedele, ja kui see kõik on tehtud, siis teeme seda elektriauto toetust. Kui me seda üldse teeme. Kui ma küsin, et see kõik on tehtav niimoodi sotsiaalselt, siis kas see jääb nagu nende samade summade raamidesse, milles me praegu nagu liigume, sest et selle peale kohe öeldakse, et me niikuinii juba kärbime kõik ja varsti ei saa mitte keegi enam palka praktiliselt. Me ei ole teinud Eesti rahadega, me oleme valdavalt teinud Euroopa Liidu rahadega. Euroopa Liidu rahade sees see jaotus, mida sa millekski kasutad, on suuresti tegelikult riikide enda otsustada. Euroopa Liit kirjutab palju vähem ette, kui meile mõnikord meeldib mõelda. Ehk et see, kuidas me valime oma prioriteedid, me oleks võinud ka kõige esimesest, ma ei tea, 2004 startides kohe öelda, et vaat meie jaoks ei ole prioriteet maanteehitus nagu näiteks poolakatel, vaid meie jaoks on prioriteet elamute soojustamine ja seda teha. Keegi ei keela. See ongi võib-olla, see siis on ka mingisugune üks ettekääne, mida võib ümber lükata, et tegelikult meie siin väikse riigina ei otsusta praktiliselt nagu midagi Euroopa Liidu tasandil. See ei ole väga edasiviiv diskussioon, et keegi esitab väite, et rahvas ei taha ja siis me siin 20 minutit tegeleme sellega, kuidas nagu selle probleemiga tegeleda. Minu meelest tegelikult käivad asjad niimoodi juhtimises, et sa sead omale eesmärgi, siis sa paned kokku nagu meeskonna, kes sellest eesmärgist hea õnne korral võiks üle olla. Siis sa vaatad, mis on need ressursid on, siin on mingid Euroopa ressursid on ju, siin on kutsud kommertspangad mängu, küsid, et palju tee nagu, kui me loome mingi garantiifondi siin, eks ju, nende majade soojustamiseks, mis see teie panus on, tahate te oma müügistruktuuri kasutada selleks, et me jõuaksime nende ühistuteni, ja siis sa teed selle asja nagu ära. Ja siis sa kehtestad need parameetrid niimoodi, et see tunduks ka sotsiaalselt õiglane inimestele. Sa saad seda teha, kui sa tahad. Me oleme siin Eestis niimoodi protsesse juhtinud siis, kui me veel nooremad olime riigina. Meil oli võib-olla rohkem selg vastu seina, ei olnud aega nende ettekäänete jaoks. Aga täna meil on muide selg samamoodi vastu seina. Meie tööstustoodang langes aastapõhiselt eelmine kuu 5%, aasta varem 15%. 20% meie tööstusest on läinud. Tööstus on elusorganism, ta kogu aeg nagu tekib ja kaob. Mingid ettevõtted surevad, mingid tulevad siia. Siis tuled täna Eestisse. Ütled, et tahan teha siia tehase. Tiit Riisalo on teinud koos Madis Kallasega rohekoridori, et ettevõttel oleks lihtne siia tulla. Ja sa küsid, et mis see teie energia on? Siis võtad lahti energiamaasu arengukava, selle uue drafti ütleb, et täpselt ei tea, et siin on eri versioon, aga üks on ka selline, et paneme põlevkiviga, kuni tuumajaam valmis saab. See on nagu jooksed karjudes minema selle jutu peale. Aga samas jällegi nüüd, eks ju, ettevõtte, kellest on viimasel ajal palju juttu olnud, kes avab tehase Prantsusmaal ja tegelikult peaks osade arvates selle kuskil kellegi siin tagaaias avama. Nende juht kirjutas juba ammu, ütles, et minu meelest tööstust arendades, et ka rohepöörde kontekstis või selle väliselt, et eelkõige me peaks mahtusid suurendama. Et mitte ükski tootev ettevõte ei tule siia, kui tal ei ole kindlust, et ta saab kogu selle energia, mida ta vajab ja stabiilse hinnaga. Nii on, jah. Kas see on jällegi saavutatav? Aga vaata, see ei ole enam ainult energia stabiilse hinnaga, vaid ka millise energia. Et miks näiteks Fibenool kolis Lätti? Kõige suurem põhjus on see, et mitte keegi ei osta su eriti ökoloogilist puidust toodetud ligniini, kui sa oled selle põlevkivi elektriga teinud. Ja neil ei ole kindlust, et nad saavad Eestist seda teist tüüpi elektrit, seda rohelist kraami.
ma olen kuulnud ettevõtetest, kes Põhjamaades kaotavad oma lepinguid, sest nad ei suuda näidata, et neil on seda rohelist energiat, millega seda toodet toota. Skeleton läks enne Saksamaale, kui võib-olla see asi nii akuutseks muutus ja nende sinna minekul on ka palju teisi põhjusi tegelikult. Nad on muulgas ise öelnud, et Saksa riigi suured toetused, millega Eesti kindlasti võistelda tegelikult ei suuda. Kuigi meil ka pannakse päris palju, et see summa, mida nad on maininud, on jõukohane võib-olla ka Eestile tegelikult investeeringutoetusena 50 miljoni juures. Aga me peaks seda tegema, ma pigem arvan, et ei peaks. Ma arvan, et meie edu peakski olema see, et meil on hästi paindlik ja kiire keskkond, kuhu sa saad oma asja kiiresti püsti panna. Aga täna puudub selles keskkonnas see oluline komponent, mis on taastuvenergia. Ja asi ei olegi nagu selles, et kas on mingi Euroopa hüsteeria sellel teemal või ei ole. Meie põhiturud on Põhjamaad, ja nemad seal on nagu üsna eesrindlikud. Neil on kiiremad kliimaeesmärgid. Ja see ei saa kellelegi uudis olla. See oli mingi, ma ei tea, 2020 näiteks äkki, kui Sauli Niinisto ütles ÜRO peaassambleel, mis oli pühendatud planeedi päästmisele, ütles, et 2035 Soome on kliimaneutraalne ja 50 on süsiniku siduv majandus. Kui sa siis nagu ei hakka hästi kiiresti mõtlema selle peale, et see on mu põhiturg, appi, kust ma saan selle rohelise energia? See pead ikka nagu olema eriti tähelepanematu. Ja kui siia tuua nüüd juurde see julgeoleku mõõde, millest me eelmine kord ka rääkisime, mida praegusel hetkel tihti kas nagu põhjendatult või põhjendamatult seostatakse või vastandatakse selle rohepöördega. Et selles olukorras, kus me nii-öelda julgeolekupoliitiliselt oleme, kas see on õigustatud ajada taga rohelist, kallimat ja nii edasi? Esiteks see roheline ei ole kallim, see on üks suur väär arusaam, et kui me ehitame nüüd nagu uue nagu sellise pruuni energiatootmise, et siis sinna ei lähe ei materjali ega kapitali, raudselt läheb. Ja need võimsused on kogu Euroopas üsna kulunud selle samal põhjusel, et ega kogu sektor, kogu Euroopas on nagu 10-15 aastat vaadanud, et mis nüüd tuleb. Eks ju, Prantsusmaal on ka hästi palju tuumajaamu, on kogu aeg rivist väljas just sellepärast, et nad ka ei teadnud, kas see nagu edaspidi on roheline või see roheline ei ole. No selgub, et on, panevad edasi, eks ju. Aga see on üks suur põhjus, miks inimesed arvavad, et energia ongi hästi odav asi, et seda on müüdud vanadest jaamadest muutuvkulude põhjal. Nüüd, kui kõik peavad ehitama hakkama, siis täitsa ükskõik, kas sa ehitad taastuvat võimsust või seda mitte taastuvat. Kapitalikulu tekib igal juhul, materjalikulu tekib täpselt samamoodi. Eks ju, ehk et see tegelikult ei ole argument. Nüüd see julgeoleku argument. Euroopa Liit tahab olla energias tulevikus sõltumatu välistest tarnijatest. Aga meil ei ole neid fossiilseid allikaid. Selline lugu lihtsalt selle kontinendiga. Järelikult see taastuvenergia on üksiti ka julgeolek. Mina arvan, et taastuvenergia on veel ühel põhjusel julgeolek. Tema tootmine on hajutatud. Ma näiteks tean, et täna Ukrainas, eks ju, neil on hästi palju koostootmisjaamu seal välja pommitatud võrgust ja nii. Seal on metsikult patarei projekte, tuuliku projekte, päiksepargi projekte. Just sellepärast, et see on hajus kraam. Seda on lihtsam asendada, kui midagi juhtub. Tükid on väiksemad, eks ole. Nad on ühe võrgu piirkonnaga seotud. Ei ole nii, et sul on see suur jaam, mis siis kiirgab seda elektronide voogu nagu üle väga suure piirkonna laiali. See tundub neile turvalisem. Ma arvan, nad teavad, mis nad teevad. Aga ma just mõtlesin siin, et võib-olla, ma ei tea nüüd, kui kaua me oleme juba vestelnud, et kui prooviks keerata selle teistpidi nii-öelda inimestele õlale patsutada, algus jääb siuke mulje, et me oleme jäänudki juba nii-öelda stardipakkudesse. Et kas midagi on nagu hästi tehtud või mille peale nagu ehitada? Siis... Ei, ikka on, et me oleme ära tulemas Venemaa elektrivõrgust. Super asi, meil on päris head välisühendused, Elering on mingi miljardi pannud sinna Euroopa Liidu vahendeid ajapikku sisse, et meil oleks need välisühendused. See on väga tähtis, sest kui sa kavatsed olla passiivselt kliimaneutraalne, mida me kas tahtlikult või kogemata oleme teinud, siis on parem, kui sa kellegi teise käest vähemasti nagu midagi saad. Et see on päris hästi, siis minu arust on meil inimestel nagu tegelikult hästi suur valmisolek selle majade renoveerimisega edasi minna, aga millele nad kurdavad on see koht, kus võiks siis kuulata, et nad ei taha selles nobedate näppude voorus osaleda, et nad tahavad, et see oleks nagu valmis tehtud, paketid, otsused, eks ju, et nad lihtsalt teevad linnukesed teatud kohta ja kirjutavad alla ja hakkavad maksma ja see renoveerimine tuleb, eks ole, et see protsess tuleks standardida. Et minu meelest on nagu valmisolekut on üksjagu. Ja juba see on hea, et meil tegelikult on see kliimaministeerium, mis päriselt ka ma esimest korda näen, et valitsus püüab.
et ma teen ise päris tihti stand-up'i teemal, kuidas Eesti energiasüsteem ei ole seal, kus ta võiks täna olla, on ju, midagi ei ole teha, seda tuleb teha ja see on päris naljakas, kui sa vaatad, kuidas me oleme nagu kanatakus olnud pikka aega. Aga nad täna tegelikult nagu püüavad, eks ju. Et noh, küsimus on see, et mis neid segada võib selle asja juures, et noh, päris mitmed asjad, et noh, üks näiteks on see, et kui me telekommunikatsiooni maailmas, meil ei ole seda nii-öelda seda kodumaist championit, on ju, siis energeetikas meil on. Ja see ei ole ettevõtte süü, see ettevõte on korduvalt palunud valitsustele erinevatele ennast erastada, aga see energiaga saadud trauma oli nii sügav, keegi ei julenud, eks ole. Nii et noh, võib-olla see, et meil on see riiklik monopol, kelle käest sai palju raha, aga võib-olla oleks pidanud võtma, võib-olla oleks pidanud neile ütlema, et kuulge, need seal Põhjalas teevad mingit rohepööret. Et noh, meie arust on see nagu jama, aga noh, kuna nad seda teevad ja see on meie põhiturg, siis tehke ka, on ju. Aga see... Ma saan aru, et selles mõttes, et üks siis nagu lahendus oleks veel vabama turu poole nagu liikumine. Kas seal ei ole seda ohtu, et kuigi jah, ma saan aru, siin oli juba see argument käis läbi, et see hinnakomponent või hinnaargument ei pruugi pädeda. Aga ei ole ainus kindlasti. Jah, ei ole kindlasti ainus, aga et keegi sellisel hetkel tuleb ja hakkab seda odavat, ma ei tea, kui odavat põlevkivi pakkuma ja kliendid ütlevad, et okei, ma ei näe seda arve peal seda rohelist. Vaata, tegelikult ei ole nii, et see põlevkivi on põhimõtteliselt odav. Et jah, kui sa võtad need vanad katlad, eks ju, taas kord, Narva katlad ja müüd muutuvkulude pealt, siis on küll konkurentsivõimeline teatud oludes, mitte isegi kogu aeg, eks ju, sest see roheline kraam kipub ikka odavam olema, on ju. Aga kui sa nüüd peaksid uuendama neid põlevkivivõimsusi, mida sa paratamatult peaks tegema, kui sa tahad selle peal nagu toimetada, siis ma ei näe kuskist otsast, et see odavam oleks tegelikult kui need rohelised võimsused. Et hästi suur probleem on veel ka salvestustega, et noh, meile öeldaksegi, et rohelise suur häda on see, et ta kord on, kord pole, et noh, meretuul on siin muidugi juba esiteks suur edasiminek, need tuulikud pöörlevad mingi 7000 tundi aastas, maismaal 4000 ja päike 1000, eks ju, annab sulle elektrit. Ainult, et see juba katab nagu väga palju tunde ära ja need salvestusvõimsustega tuleb tegeleda, salvestusvõimsusi me saame ise ehitada, kõik hüdrojaamad põhimõtteliselt saab ehitada ka salvestavateks võimsusteks, sa saad teha koostööd lätlaste, rootslastega, eks ole. Aga salvestusvõimsusi tuleb teha igal juhul, et noh, ka näiteks soomlased oma Olkiluoto 3. reaktori juurde käib 90 megavatti vesisalvestit, eks ju, et seda on paratamatult ka vaja. Patareid, vesisalvestit, kõik see. Absoluutselt. Ma ütlen, kui mina võib-olla nendest märksõnadest, mis nii palju kui see pika ajaloo jooksul, mis ma olen seda podcasti juhtinud. Mis on umbes? 3. Ütleme nii kokku siis niimoodi pea 1,5 tundi hakkab vaikselt tulema minu meeletu energeetikastaaž. Siis see on minu jaoks olnud kõige suurem märksõna. On salvestamine kogu selle teema juures. Mis ma ütleks, mis on üldse, et kui peaks hästi lihtsalt kokku võtma kogu selle teema, mida peab arendama, mis peab edasi liikuma, siis... Mina olen hästi seda meelt, et kõiki neid võimalusi, mis täna on nagu välja mõeldud, et energiat salvestada, tasub praktiseerida. Et taaskord ärme tee panust, ütleme, et me teeme ainult vesisalvesti või me teeme ainult patareisid. Või me teeme ainult, ma ei tea, suuri liivakotte, mis hoiavad sooja kinni, eks ole. Sellised salvestid päriselt ka, neid ehitatakse sooja salvesteid, eks ole, on nagu olemas. Ehk et neid on hästi erinevaid variante, et noh, minul on ettepanek, et teeme nii avatud turul, kui on võimalik. Noh, ütleme, ma arvan, et see avatud turg siinkohal, arvestades, kui palju selles süsteemis on sees, noh, doteerivaid riike, Euroopa Liidu vahendeid, et noh, see on ülikeeruline disainida, nii et midagigi oleks nagu turul, eks ju. Aga teeme nii palju kui võimalik erinevaid asju, seamegi omale eesmärgiks selle, et meie süsteem on mitmekesine. Sest et vaata, see kehtib, et kui sul on nagu mitmekesisus, siis lõpuks keegi paneb pihta ka, on. Aga kui sul on nagu hästi vähe suuri valikuid ja sa eksid nendest 1 või 2, siis võib minna nagu soomlastel Nokiaga, on. Oli niisugune suur ettevõte, millest sõltus suur tükk majandusest, aga kui ära kadus, oli paganama valus ja kaua aega. Kuigi jah, ma ütlen just... Eile esinesin Michelini tärnide jagamise üritusel ja püstitatud teema oli, otsiti Eesti toidu Nokiat. Et selles mõttes mulle meeldib, et see ettevõte ise on juba läinud seda teed, aga meie ikka otsime Nokiat. Võib-olla see võtab meie energeetika teema ka kokku, et samal ajal kui Nokia juba enam telefonidega eriti ei lähe, siis meie ikkagi otsime Nokiat. No vaata, kujuta nüüd ette, kui meil on Eesti toidu Nokia ja kõik teevad nagu seda Eesti toidu Nokiat, siis meil on
3 nädalaga sellest kõigil kõrini on ju, ja iga turist tuleb Eestisse täpselt ühe korra ja käib täpselt üks kord restoranis, et Albaanias on muide umbes niimoodi, et kõigil restoranidel on üks menüü ja nad ainult võistlevad selles kvaliteedis, et noh, kuidas keegi nagu seda asja teeb, eks ju. Et ma küll ei soovita, ma soovitaks mitmekesisust ja mitmekesisust just selles, et me täna ei tea, millised tehnoloogiad võidavad. Ja see süsteem on nagu, sa paned nagu ehitad kuhja, paned mingi asjas, paned mingi järgmise asja, sa ei tee nii, et ma nüüd 15 aastat valmistun mingi ühe asja tulekuks, on ju. Et see on ka valiku koht, on ju, kui me valime teise meetodis, me teeme selle tuumajaama, siis me midagi muud ei tee, sest mõlemat me tegelikult ei saa. See ei lähe nii, et me ütleme, et riik hakkab nüüd siin valmistuma tuumajaama valmimiseks, meanwhile teeb hange ikka neid muid asju, on just, inimesed saavad aru, et mõlemat me siin ei tee, et selle peale noogutavad kõik inimesed, nii tuumaenergia pooldajad kui vastased, eks ju. Et mõlemat ei õnnestu nagu päris hästi teha korraga, kas või juba sellepärast, et võrk on erinev. Kas sul on palju erinevates kohtades tootmisi, kogukonna elekter, ilus sõna, mis tähendab, et elekter ei väljugi teatud võrgupiirkonnast nagu sinna suurde võrku liiga palju, on ju, sul on hoopis teistsugust võrguarhitektuuri vaja. Või siis sul on see üks tootmisallikas, mis peab ulatuma siis igale poole. Mul siin tekkis mitu küsimust juba, ma küsin selle kõige viimase ära. Mulle tundub, et seda nagu kirjeldades on veidi see olukord, et või miks me oleme nendes nii-öelda me ei ole stardist veel kaugemale jõudnud, et on selline ühe teise nagu piilumine. Et mul on tunne, et ettevõtted ütlevad, et poliitikutele, et tehke otsus, me selle järgi ehitame ja poliitikud ütlevad, et ehitage midagi ja siis me ütleme, kas see on see suund, mis... Ja, ei vaata, tegelikult ettevõtted tegid ju selle rohetiigri kaudu ka katse öelda riigile, mida nad võiksid ettevõtetena, kuidas nad näevad, et kuidas see võiks olla, et iga 10 aasta tagant, mis meil see energiamiksis nagu on, eks ju. Ja poliitikud ütlesid, et see on nagu väga okei, aga nad ei teinud ühtegi sammu selleks, et ettevõtetel oleks reaalselt võimalus seda realiseerida. Nad jätkasid ikka rahulikult oma energiamajanduse arengukavade ja kõiki muude arengukavade ja plaanidega, mis on täiesti sõltumatud sellest, mida ettevõtted ise välja pakkusid, kuigi ettevõtetele öeldi, et see on nagu okei, et nagu tehke. Aga lõppkokkuvõttes otsused teeb siin riigis, nagu ma juba ütlesin, valitsus teeb selle otsuse ja sõltumata sellest, kas see on nagu minu maitse järgi või kellegi teise maitse järgi, siis meil on mingid nagu jooned maas ja siis kõik saavad sellega arvestada. Majandus kohaneb igasugu asjadega. Eesti majandus on huvitaval kombel kohanenud isegi sellega, et meil on energiavõlg ja puuduvad otsused ja me ei tea, kuidas see edaspidi olema hakkab. Ma ei tea, mitte kuskil oleks nii, et nii palju oleks nagu mingeid väikeseid start-up'e, kes üritavad nagu tippude lõikamisest võita. No sest kui on nagu vähe saada, siis see tipp on probleem, ta on jube kallis, on ju, siis tekivadki igasugused ettevõtted, kes püüavad selle pealt võita, et nad söövad neid tippe ära, on ju. Et majandus kohaneb ükskõik, millise otsuse valitsus teeb, see kuni ta selle teeb. Ma küsin ära ühe varasema küsimuse, siis võib nagu tarbija juurde konkreetsemalt tagasi tulla, mis puudutab seda vaba turgu, eks ju. Et selle kriitika Eesti kontekstis hästi tihti öeldakse, et meil on nii väike turg, et kui me laseme selle vabaks, siis mitte keegi ei soovigi selles turus osaleda, sest et sellel ei ole potentsiaali, ei ole piisavalt kliente, ei ole piisavat kasumi marginaali ja nii edasi ja nii edasi. Meil ei ole Eesti energiaturgu. Me oleme välisühendustega hästi varustatud ja me oleme osa Nord Poolist ja me müüme sinna lõunasse ka, meil on sinna kanti ka kaableid läheb, eks ole, ja me ei ole tegelikult, me ei räägi täna Eesti turust. Me peame rääkima ikkagi nagu Põhja-Euroopa turust tervikuna, kuhu me saame müüa. Ja see on üks asi. Ja teine asi on see, et me ei saa Eestis täna ainult öelda, et kõik on vaba ja tehke seda põhjusel, et need ümbritsevad, meie konkurendid on pannud sinna sisse avalikku ressurssi. Ja meie eesmärk tegelikult on võidelda, et need avalikud ressursid oleksid võimalikult vähe turgu moonutavad. Ma toon tihti selle näite. Euroopa Liidus tohib põllumajandust toetada Euroopa Liidu eelarvest. Riigieelarvetes on see piiratud. Nüüd, kui energiatootmist toetataks ka ainult Euroopa Liidu eelarvest, siis ei ole enam vahet, kas oot sakslane, prantslane või eestlane. Sellepärast, et see ei moonutaks terve Euroopa Liidu turu konkurentsi. Aga kui seda teevad riigid oma pead, siis on see konkurentsi moonutav tegevus. Ja tegelikult Euroopas täna sellega tegeletakse, et kuidas me jõuaksime sinnani, et see ei oleks konkurentsi moonutav. Sinna peaksid meie poliitikud oma nii-öelda riigist välja suunatud aktiivsuse suunama ja riigis sees tehtagu otsuseid. Suurepäraselt jõuab minu järgmise küsimuseni, sest et just praegu selle Europarlamendi valimiste debatis on huvitav vaadata
laiemalt võib öelda, et ma ei ole üldse mingeid argumente kuulnud, mitte üldse ühelgi teemal, miks inimesed sinna lähevad, et võib-olla ainult sellel teemal, et kas keegi saadetakse ära, kas keegi tahab minna ära, kas ja keegi läheb peitu kui teine. Jah, või midagi niimoodi, aga mingisugused sisulist nagu valimiskampaaniat praktiliselt ei ole, rääkimata veel sellest, et mingisugust energeetika, et ma peaksin nüüd või oskaksin öelda, mida üks või teine erakond toetab absoluutselt ja vastuse ma just kuulasin Postimehe energiadebatti ja olukord on umbes selline. On need, kes on kliimaskeptikud, kes on häbenemata kombel kliimaskeptikud, siis on need, kes seda pisut üritavad varjutada, nüansseerida, öelda, et tegelikult nagu peaks, aga vaadake, majandus ei kannata välja. Siis on need, kes on tegelikult ütlevad, et kindlasti tuleb teha ja ega Euroopa Liit ei ole oma 2050. aasta eesmärgist taandunud, aga vaatame selle tempo asjaga natuke ka nagu vabandavad on ja nagu päriselt suuri poliitilisi jõude Eestis, kes ütlevad, et kuulge, mida kiiremini me selle struktuurse muutuse ära teeme, seda parem meile. Sellist jõudu mina ei ole Eesti poliitikas nagu väga kohanud, kui päris aus olla. Ja see teeb mind väga murelikuks, sest et me teame, et esimesed ainult võidavad ja tagumised kõik alati maksavad. No jah, sest et siit oligi mu järgmine küsimus, et lõppkokkuvõttes võib ju jääda kiruma ühtesid või teisi ja võib nõustuda, et valitsus seda juhib, eks ju, aga et mis on siis nagu meie kui tarbija või kodaniku võimuses, eks ju, nõuda seda suundumust, nõuda otsuseid, eks ole, ja ütleme, et tarbija kahjuks tõenäoliselt ei oska nõuda muud kui seda, et läheks põlema ja liiga palju ei maksaks. Ja nüüd ongi poliitiku asi nagu välja mõelda ja siis rahvale ka seletada, millist variandid nagu need on. Ja minu pakkumine oleks see, et minimeerime riskid, aga liigume kiiresti. Ja see tähendab seda, et me teeme nende tehnoloogiate põhjal, mida meil siin juba Põhjamaades igal pool mujal on ennast nagu tõestanud, et Põhjamaade ministrite nõukogu ütles 10 aastat tagasi, et tuul ja salvestid on 2 asja, mis võimaldavad kogu sellel piirkonnal olla energiat eksportiv ruum. Keegi ei ole seda väidet ümber lükanud. Teeme siis neid asju, mis on nagu lollikindel variant. Neid saab teha jupi kaupa, üks tükk ei maksa liiga palju, on ju. Neid saab üksteise otsa laduda, senikaua kuni sul on valmis nii palju, kui on nagu vaja, on ju. Ja sa ei ole kinni ühes tehnoloogias, et sul on üks suur seade. Et see oleks nagu minu pakkumine, mina tahaksin niimoodi liikuda. Aga ma aktsepteerin, kui valitsus teeb teistsuguse otsuse, ütleb, et tuumajaam ja sinnamaani põlevkivi. Siis ma lihtsalt tean, eks ju, ka ettevõtjana ma tean, et kui mul on kriitiline täna oma tehases, et Soome on kliimaneutraalne 2035, ma lähen ehitan selle tehase Lätti. Saad aru, aga sul on ikkagi otsus olemas, on ju. Mis saab siis Eesti tööstusest ja majandusest, sellega me täna ei tegele, eks ole. Aga siis oleks ka otsus. Jah. Ma mõtlengi võib-olla selline küsimus sellest teemast, mis korra käis nagu läbi, et ka nende otsuste mõttes või selle vaba turumajanduse kontekstis, et kui suurt garantiid või kindlust peaks riik andma eraettevõtjatele mingisuguste asjade elluviimiseks? Ta peaks vaatama, et ta neid kõiki kohtleb võrdselt. Et üks asi, mida ma tahaks näiteks kiita, on see, et me kunagi tegime selle vea, et me kuulutasime välja need esimesed roheenergia hanked, ütlesime, et pakkuge mida iganes on ju, aga loeb see ehitatud megavatti võimalikult soodne hind. Ja siis imestasime, et me saame ainult päikest ja tuult, millegi pärast ei tule. Päikest on palju odavam ehitada. Aga ta töötab 4 korda aega vähem aastas. Kui me oleksime küsinud, et seda nii-öelda prognoositavat toote kohta, me oleks saanud hoopis teistsuguse tulemuse. Meil oleks tekkinud rohkem tuulikuid tõenäoliselt ja vähem päikseparke, sellepärast et tuulikud töötavad rohkem aega. Ja nüüd olles aru saanud, et see võib-olla ei olnud kõige õigem, siis me nüüd näiteks mere- ja maismaa tuule puhul seda viga täna ei tee, me vaatame neid eraldi, sest taas kord maismaal on odavam ehitada, merel töötab peaaegu 2 korda rohkem tunde. Et me oleme natuke ikka õppimisvõimelised ka, aga me lihtsalt oleme tiguaeglased. Me oleme nagu kurvis mingi korralikult pidurdav tigu, et jumala eest nagu välja ei lendaks, et see on õudne. Aga selliste suurte struktuursete muutuste puhul on ülitähtis olla kiire. Mitte aeglane. Sest et ma mõtlengi, et võib-olla konkreetsemaks, et ma vist sinatasin siin algusest peale, ma nüüd... See on okei. Jah, ma küsimata lihtsalt, sest et ma olen ju nii vana inimene juba 1,5 tundi tegelenud energeetikaga ka. Me kolleegid energeetikud, me ikka sinatame kõik. Jaa, sellel hetkel, kui see stand-up sisse tuli, siis ma tundsin, et ma võin ka võib-olla selles valdkonnas
et ma väga tahaks kuulda seda Eesti Energia stand-up'i, äkki sealt saab nagu üle seda võtta vist keegi ei lindistanud, aga ma siin rohetehnoloogia ettevõtete avakongressil, mul sai tõesti üks hetk nagu lihtsalt panin kogu selle ängi kokku ja esitasin. Oli tõesti naljakas, kui see kurb ei oleks. Ja ühe teise nagu stand-up teema, mida me oleme ise puudutanud, et konkreetse näitena ettevõtete ja riigi suhtes, et kui me võtame selle suurepärase Paldiski kai ette, nüüd seal, et mis seal siis hästi läks ja mis seal siis halvasti läks ja, no, ja kelle käpp kuhu. Vaata, ma tsiteerin sulle ainult ühte asja. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2035, praegu olemasolev draft, mustand, ütleb meile ühte asja. Haalamiskai seisab enamiku aega tühjana. Punkt. Ehk et midagi kuskil ilmselgelt läks väga valesti, et ma siin arvan ka, et kui seal oleks suudetud erasektoriga nagu paremat koostööd teha, siis me võib-olla täna näeksime ühte kaid, kes konkureerib seda leedulaste selle Norra ujuvterminaliga, mis seal on, eks ju. Sest tegelikult LNG-le kindlalt Euroopas ruumi on. Täna põhja ei saa saata, Balticconnectoriga on nagu pahasti, eks ju. Aga lõunasse jälle saab, eks ju, see gaas läheb läbi, selline asi on olemas nagu Kippel ehk Poola ja Leedu gaasiühendus. Ja sealt saab veel alla poole minna ja meil oleks tõenäoliselt nagu turgu küll, eks ju, sellele asjale. Aga läks nagu läks. Jah, ma mõtlengi, et on siit midagi nagu õppida. Ilmselgelt ei ole suudetud, muidu oleks sinna Enmakisse kirjutatud, mida selle neetud kaiga nüüd teha, aga ei ole suudetud ja seal on reaalselt päriselt ise lugesin eile Enmaki ja seal on kirjas, et haalamiskai seisab enamiku aega tühjana. See ongi eesmärk. Ma ei tea. Eesmärk oli välja mõelda, et mida mis sellega veel teha peale selle, et see on selline monument ebaõnnestunud avaliku erasektori koostöö kohta. Mulle meeldis ka see Johannes Tralla variant selle linnuvaatlusega, aga see on ka vähemalt roheline lahendus. Kui need ja ma möönan, kõik need teised lahendused võivad olla vähem rohelised. Tõsi. Aga võib-olla sellest positsioonist tulenevalt, et me oleme siin nüüd nalja teinud minu 1,5 tundi energeetikas, aga kuna sinu vaade on nii seest kui väljaspoolt ühe ettevõtte seest laiemalt, kogu see valdkond võib-olla ei ole esimene valdkond, millega on kokkupuude olnud, on olnud üks hetk, kus on saanud sellesse rohkem sisse minna, natuke kõrvalt vaadata, et mis on need mingisugused samasugused, ma ei tea, üllatused või teadmised, kui peaks kokku võtma, mis ennast kõige rohkem, ma ei tea, šokeerisid või oli see mõte, et vaat seda ma küll ei oleks osanud arvata, et asjad on niimoodi? Ei, no ma olen selles Eesti Energia, ütleme, küsimuses kaasa rääkinud sellest ajast, kui NRG tahtis meid elektrijaamad ära saada, sest ütles, et kui te neid meile ei anna, on ju, mis siis, et me ei too teile ei uut tehnoloogiat ega uut turgu ja kapitaliga ainult nii palju, et te saaksite selle ise ka tegelikult turult kätte, on ju, aga te ei saa nagu NATO-sse, on ju. Et need vennad me saatsime kukele, see oli väga õige tegu, eks ju. Ja sellest alates peale mina olen ka nagu mingil määral ikkagi olnud kas osaline või kõrvaltvaataja, et ma olen Iru elektrijaama juhtinud, oli selge, et see meie 80. aastal siia paigaldatud kangelaslik koostootmisjaam nagu pikalt ei suuda toimetada. Vedasin Maia Ragn-Sellsi, et kuulge, et äkki teeme nagu selle prügijaama, Toomas Niinemäe tegi ära, aga algne mingi tõuge sai endal, eks ju, seal majas nagu tehtud ja toodud. Ja ma olen kogu aeg kuidagi siis, kui ma sain vabariigi presidendiks, siis selgus, et me ei ole selle kuulsa T-süngiga üldse liikunud ja siis ma kurtsin Jüri Ratasele seda muret, et see on jube oluline, Jüri sai ka aru, et see on jube oluline ja siis sai räägitud Junckeri ja tema kabineti ülemaga, et kuulge, et TEN-is on alati raha üle, ehk siis selles Euroopa suures energiaprojektis ja Junckeril ei olnud ka Ida-Euroopas nagu eriti suuri projekte, mis tõttu siis Selmayr võttis siis Balti peaministrid ja müüs maha selle idee, et kas nüüd või mitte kunagi on ju, et tehke kõik koos, mis tõttu me leppisime kokku, mida me tavast ei suuda, Baldid oma vahel on ju. Ja nüüd me oleme selle projektiga nagu peaaegu mäel, eks ju, ja ma olen saanud seal kõrval kogu aeg nagu kaasa kiita, on ju, aplodeerida ja innustada ja seda asja teha. Ja seepärast ma julgen väita, mul on päris pikk ajalooline mälu, kuidas me oleme asju teinud ja ka see, kuidas me oleme neid tegemata jätnud. Et see võib kõlada jube ebaõiglaselt, aga paraku on niimoodi, et kui miski asi läheb ühes riigis hästi, siis see ei ole sellepärast, et loodusseadused ütlesid, et näiteks Eesti majandus kasvab Soome omast kiiremini, on ju 30 aastat. Seepärast me tegime mingid otsused. Ja kui mingi asi läheb halvasti, siis see ei ole ka sellepärast, et lihtsalt nagu maailm on meie vastu. Vaid siis me oleme mingid otsused kas tegemata jätnud või need valesti teinud. Konkreetsel juhul ma arvan, valdavalt tegemata jätnud.
ja see on nii lihtne ja nii kurb, et kahjuks on niimoodi, et kui riigijuhid ei juhi riiki, siis see riik ei lähe mitte kuhugile. Aga teised riigid samal ajal võib-olla on juhitud ja siis nad lähevad kuhugile ja siis sa lihtsalt hakkad konkurentsis alla jääma. Olgu see energia küsimus või ükskõik mis majanduskeskkonna küsimus. Isegi Baltikumist teistest riikidest. No vaata, jah, see on keeruline nagu, sest et seda on hästi keeruline. Ma küsisingi seda mitte, ma küsisin lihtsalt, et ma mõtlesin, et kuidas minu meelest ainuke viis eestlast käivitada on see, et lätlased ja leedulased kasvavad kiiremini. Et muidu on nagu nii, et kuule, me võime oma positsiooniga nagu täitsa rahul olla, ei ole kõige hullem, aga keegi ütleb, et jah, aga lätlastel leedukatel see on korrat hakkam tegema. Tead, õudselt keeruline on kuidagi mõõta poliitiku kvaliteeti, on ju. Aga ma mäletan, et praegune Leedu peaminister ja eelmine Läti peaminister ja kui nad võimule tulid ja mul oli võimalus nendega nagu rääkida, siis ma vaatasin, et rahval silm särab. Nagu plaane on ja silm särab ja hakatakse kohe nagu tegema. Et ma ei ole üldse üllatunud, et ongi tehtud. Ja võib-olla tollel hetkel ei võrrelnud, ja üldse ma ei taha võrrelda nagu Eesti poliitikaga, aga ma võrdlesin neid lihtsalt kas või selle ajastuga, kui meil siin silm säras ja leedulased ütlesid, et te teete jube kiiresti asju, kas te ise annate endale aru, kui kõrgeid riske te võtate sellega, et te neid asju nii kiiresti teete, loobite oma ettevõtteid välisfirmadele, eks ju, nagu me erastasime neid omal ajal ja nõnda. Siis leedulased ütlesid, et te võtate hullumeelseid riske neid asju tehes. Me tegelikult ei võtnud. Ja täna on mul tihtipeale tunne, et äkki nemad otsustades tegelikult nagu liiguvad trendijoonega kas ees või kaasa. Ja meie nagu kardame, et äkki me võtame mingeid riske. Ja juba ongi makropildis näha. Jube lugu otsustest sõltub. Ja positiivne siis stsenaarium meie või regiooni energia arengukavas. Jah, 25 aastat. Vaadake, võtke nüüd see energiamajanduse arengukava. Ja seal, kus on... Ja seal, kus on 3 alternatiivi. Valige välja, mis me teeme. Ja hakkame siis seda tegema, ükskõik mille te välja valite, on ju. Hakkame siis seda võrku ehitama, me teame ka täna, eks ju, et meil ei ole seda võrku, millega elektriautosid laadida nii palju, kui neid tuleb. Jumal, seal on nii palju tehnot, aga see kõik ei edene selle suure otsuse mitte tegemise tõttu. Teeme ära ja hakkame vaikselt minema ja katsuks teha sellise otsuse, et meil oleks võimalik ka nagu teha midagi ära ja siis kohendada seda otsust. Ehk et kasutame paljusid erinevaid tehnoloogiaid, palun. Et kui seda kuidagi kokku võtta, mis ma juba mõtlesin siit, et kui peaks küsima, et mis see praeguse hetke ID-kaart siis on, mida peaks kuidagi läbi viima, läbi suruma, siis tegelikult on mitu erinevat ID-kaarti. Jaa, Enmakis küll, et ma ise soovitaks seda rohetiigri ID-kaarti, aga ma ütlen, valitsus on vaba tegema seda teist otsust ja küll see majandus sellega ka kohaneb, eks ju, minu pea ei võta, kuidas ja mis siis täpselt saama hakkab, aga mulle tundub, et lihtsalt ühe otsuse peaks nüüd nagu tegema ja siis selle juurde jääma ja siis edasi liikuma. Ja siis lõpetuseks see populistlik küsimus, et kas siis ükskord saabub aega, kui elektrihind muutub odavaks ja stabiilselt odavaks. Me alguses seadsime omale plaani, et ta peaks olema päris esimene Enmaki pojakene. See ütles, et peaks olema nagu soomlastega enam-vähem võrrelda, mitte väga palju kallim. Aga nüüd uus ütleb, et peaks olema Euroopa Liidu keskmisega võrreldes mitte kallim. Nii et me oleme siin juba ambitsiooni nii-öelda tagasi tõmmanud ka, eks ole, aga ükskõik, mida me täna teeme, teised on teinud kiiremini teatud määral, me mõneks ajaks passiivselt kliimaneutraalseks jääme, mis tähendab hüplike ja mitte kõige madalamaid hindu. Et ma parem nagu ettevõtjana täna sellega kohaneks ja me näeme, et nad ka kohanevad. Aga katki ei ole midagi, et riikide areng käibki tsüklitena, vahepeal oleme julgemad, vahepeal oleme aremad. Lihtsalt oluline on aru saada, et kui ei otsusta, siis teised panevad mööda ja kui otsustad, siis tekitad omale edu võimaluse. Ja seda me oleme tegelikult osanud. Meil on mitmeid näiteid viimasest 30 aastast alates rahareformist, mida IMF ei lubanud meil teha, me ikka tegime, eks ole. Ja võitsime vastu igasugust nõuannet. Ja täna me millegipärast ei lähe kaasa ilmselge trendiga, eks ole, et keeruline. Aga ma mõtlengi, et kust tulevad siin need kodarad? Kas see on enda nagu hästi kehv PR-töö või tagasi tulles selle sama argumendi juurde, et ükskõik ka vanaviisi jätkates, see ei ole kuidagi odavam, hind ei ole odavam, see ei ole selles mõttes kuidagi stabiilsem, parem lahendus. Et kus see tuleb? Et kui tegelikult see viis mitte midagi teha, ei ole mingil määral
jätkusuutlikum, efektiivsem, miks üldse vastu võidelda? Või kes see võitleb, kes see on, ei, keegi ei võitle, ma arvan, et siin ongi see, mida see leedulane mulle 20 aastat tagasi ütles peaminister Laari Leedu visiidi ajal. Te eestlased ei anna endale üldse aru, et kui te neid otsuseid nii kiiresti teete, siis te võtate jubedalt riske üles. Võtsime küll, aga me ei teinud ühte otsust. Me tegime palju erinevaid otsuseid. Mõni läks paremini, mõni läks vähem hästi, eks ole, aga me tegime kogu aeg midagi selleks, et olla see parim majanduskeskkond ja kiiremini arenev majandus. Ja lõppkokkuvõttes nagu rabelesime sellest jamast välja, et ma soovitaks täna seda sama lahendust. Et kui ei julge teha ühte suurt otsust, siis tee 10 väikest, aga tee kiiresti. Aga tee kiiresti, ja. Just. Ma arvan, see on väga hea, millega võib seekord lõpetada. Aitäh! Aitäh!